Tere! Mina tegin oma lõputööks siis küberturvalisuse juhiste efektiivsuse analüüsi lunavararünnakute mõju vähendamisel. Lunavara on maailmas üldiselt ikka veel suurenev oht, et rünnakute arv on suurenemas ja Eesti lai digiinfrastruktuur meelitab küberkriminaale meie ettevõtteid ründama. Ja RAS-i arenguga ehk siis Ransomware as a Service teeb see areng teeb siis ka väheste oskustega kriminaalidel rünnakute algatamise lihtsamaks. Väikestele ettevõtetele ei ole loodud sellist ühtset raamistikku, mille järgi siis küberturvalisuse plaani koostada. Ja selle raamistiku valimine on üks tähtis esimene samm, et siis jõuda tugeva baasini. Ja keskendusin just väikestele ettevõtetele, sest ühes uuringus, mille tegi Verizon, leiti, et 88% rünnakutega väiksemates ettevõtetes kaasneb lunavara, kui ainult 39% rünnakutega suuremates ettevõtetes kaasneb lunavara. Minu eesmärgid olid siis hinnata 5 küberturbe raamistikku Eesti SME-de vaatepunktist lunavararünnakute mõju vähendamisel ja tuvastada mingeid puudusi, mis jätavad ettevõtted kaitseta, vaatamata sellele, et nad neid juhiseid järgivad. Ja tegin kvalitatiivse dokumendi analüüsi, kasutades siis 5 erinevat võrdluspunkti, milleks olid kättesaadavus, ehk siis kas juhis on saadaval ka eesti keeles, tehniline sügavus, kui detailselt siis kõike lahti seletatakse, ja tuvastuse, juhtumile reageerimise ja lunaraha maksmise juhised, kas need on olemas ja kui põhjalikult neid käsitletakse. Seejärel võtsin ma 5 päriselt toimunud küberintsidenti ja kasutasin neid testjuhtumitena, et siis tuvastada, kas on mingeid puudujääke, millised vektorid on kaetud, millised mitte. Ja seejärel järjestasin raamistikud efektiivsuse järgi enda loodud süsteemi järgi. Need on need toimunud juhtumid, mida ma kajastasin. Esimene on siis ASS Tank ja OÜ Tammer, kes on metallitöötusettevõtted. Nende e-maili server jäi jooksma niimoodi, et seda ei uuendatud ja seal ründajad said ära kasutada Proxylogon turvaauku ning seejärel oli nende varundustarkvaras ka nullpäeva turvaauk, mida samuti kasutati ära, et siis lunavara nende süsteemi viia ja neil ei olnud võimalust sellest taastuda. Et pidid ründajatega siis kokkuleppele jõudma. Siis teiseks oli anonüümne Eesti ettevõte, kelle nime siis ei olnud avalikult välja toodud. Nende puhul oli vektoriks turvamata RDP ühendus juhi koduvõrgu kaudu ja seesama ettevõtte juht siis kasutas töö- ja isiklikel kontodel ka samu paroole. Kolmandaks Cinemas kinokett. Võib-olla käisite ise ka kinos sellel ajal, kui nende piletimüügi ja veebilehe süsteemid olid maas lunavara tõttu. Aga tänu sellele, et see filmi esitlussüsteem iseenesest oli eraldi, said nad ikkagi oma toimetustega edasi tegeleda natukene manuaalsel teel. Tänu siis võrgusegmentatsioonile. Neljandaks on üks USA intsident, kus siis Kaseya VSA tarkvara rünnati lunavaraga ja see mõjutas umbes 1500 siis nende klientide kliente, ehk siis paljud neist olid väikeettevõtted. Ja viimaseks KNP Logistics Group. See on UK-st pärit ettevõte, mis tegutses juba väga pikalt ja ühe töötaja üks nõrk parool põhjustas siis selle, et ettevõte läks pankrotti
ja enam ei tegutse. Raamistikeks olid NCSC juhis pahavara ja lunavararünnakute ohu vähendamiseks, CISA #StopRansomware juhis, NIS2 küberturvalisuse siis teine direktiiv ja RIA ettevõtte küberturvalisuse lühijuhend ja EITS-i esmased turvameetmed, mis siis järgibki seda Eesti infoturbestandardit. Ja märkisin siin ära ka, et 2 neist on ainult inglise keeles saadaval, teised mõlemad nii eesti kui inglise keeles. Ja siin on näha minu süsteemi siis nende efektiivsuse hindamiseks, et hindasin enamus neid samu mõõteid, mida ma siis ka analüüsis kasutasin, ligipääsetavus, tehniline sügavus, tuvastamine, intsidentidele reageerimine ja siis lisasin veel, kui praktilised need juhised on, mida nad siis kajastavad, et kui lihtne oleks väikesel ettevõttel neid implementeerida ja siis käsitletud vektorid, et kui hästi nad need päris elu intsidentide vektoreid siis kajastavad. Ja lõpptulemuseks sain selle, et kõige tugevama tulemuse sai siis CISA juhis ja teiseks tuli RIA. Need 2 on ka kõige pikemad dokumendid ja kõige põhjalikumad, et tänu sellele nad ilmselt seal üleval otsas on. Siis EITS, esmased turvameetmed, ka tänu sellele, et ta nii kasutajasõbralik on, et hästi lihtne aru saada. Ja siis NCSC on selline lühem, et temas oli palju puudusi, mingid vektorid ei olnud kajastatud. Ja NIS2 direktiiv lihtsalt sellepärast, et seal ei ole toodud eraldi samme välja, et kuidas siis väikeettevõtet just täpselt kaitsta. Et see on selline üldisem. Ja minu tähelepanekud olid siis sellised, et CISA ja NCSC juhised võivad jääda kättesaamatuks, kuna neid ei ole saadaval eesti keeles ja mõned Eesti ettevõtted, juhtkonnad siis ei pruugi ju vallata inglise keelt nii hästi. Varundamine on kindlasti kriitilise tähtsusega. See on viimane kaitsekiht siis lunavararünnakute puhul. Ükski raamistik iseenesest ei ole puudusteta ja analüüsi tulemused ka seda näitasid, et tugevaima küberturbeplaani loomiseks tuleks erinevaid juhiseid omavahel kombineerida. Tehnilisus versus arusaadavus. CISA ja RIA juhised olid tehniliselt kõige põhjalikumad, tõid ka siis pikemad, aga nende järgimine samas võib väikeettevõtetelt nõuda kõrvalist tuge, kui neil omal endal eraldi IT-tiimi ei ole. Ja NIS2 puuduvad praktiliselt sammud, et see ongi selline õiguslik direktiiv ja sätestab vastutuse, aga väikeste ettevõtete jaoks võib jääda liiga ebamääraseks ja vajab sellist täiendavat tehnilist juhist. Ja minu soovitused siis Eesti SME-dele on ühendada meie oma RIA juhend koos siis kas CISA või NCSC juhistega, mis on siis spetsiifiliselt lunavarale keskenduvad. Tuleks keskenduda kindlale ja just võrgust eraldatud varundusstrateegia loomisele. Kindlasti kasutada multiautentimist ja kehtestada kindel paroolipoliitika ja jälgida, et kõik siis seda ka päriselt järgiksid. Ja võimalusel tuleks kasutada võrgu segmenteerimist, et siis vähendada seda ala, kuhu ründajad saavad tungida. Ja kindlasti, mida oli soovitatud ka, et mitte maksta lunaraha ja anda siis teada meie puhul CERT.ee-le, et nemad saaksid aidata ja leida õiged lahendused. Aitäh teile!